nii hea on mõista ja aru saada, kui õnnistatud me Kristuses oleme ja vaadake, see loob ühe silla, ühe huvitava silla üksteist õnnistada. Üksteisele soovida kõige paremat. Sest vaadake, see ei lähtu minu tegemisest, see ei lähtu minu olemisest. See lähtub Jumalast, mis Jumalas on meie heaks. Ja mida rohkem see sinu elu puudutab, siis seda rohkem sa soovid seda oma ligimesele. Ja sa armastad oma ligimest. Küsimus ole selles, et ta on armastust väärt, vaid on midagi Jumalas, mis paneb sind oma ligimest armastama. Ja see on võimas, mis Jumal on tegemas. Ülistus on võrratult üks kõige imelisemaid asju, mis üldse on olemas. Kui meie südames on natukene tundmist, mis Kristuses toimus, kui Jumal ta surnust üles äratas. Olla Jumala trooni ees ja Jumalat kiita. Ja mul on viimastel päevadel üks nägemus mu vaimus. Ma näen, et ühed uksed on lahti minemas. Ja mu sees on üks kindel veendumus, üks kindel teadmine. Need on Jumala varakambrid, need on Jumala varaaidad. Jumala hea meel on oma varakambreid, oma rikkusi lahti teha. Vaadake, Jumala sõna ütleb ühe väga võimsa lause. Meie ei ole inimlik teos, kuidas seda mõistab. Vaid Jumala sõna ütleb väga selgelt, me oleme tema teos. Inimlik on nii mida rohkem see usus hakkab meisse imbuma ja meile kohale jõudma, kus ei ole veel imeline olla, kui issanda ülistusest tulla tema õuedesse, tulla tema väravast sisse kiituse ülistusega, kummardada issandat aukuningat tema armastuse pärast, tema armastuse eest. Ja see on tõeliselt väeline, et on oma rikkusi lahti tegemas. Et meie südamed võivad näha, et kõik endised asjad on lakanud olemast. Ja Jumal kuulutab uusi, Jumal kuulutab seda teost, mis sündis tema surmas ja üles tõusmises. Sellepärast ma olen nii veendunud, ei ole midagi kallimat enam Jumala lastel ega Jumala kogudusel, kui Kristuse kannatus ja tema surm ja tema üles tõusmine ja tema lõplik võidukäik, mida ta täna kinnitab, Jumala laste vaimu, mis on sinu tõeline asupaik, mis on sinu tõeline kodupaik. Ja selles kodupaigas sa võid tõeliselt Jumala ees Jumalat ülistada. Ma ütlen, siin ei ole midagi pistmist nii väärt meie emotsioonide ja meie tunnetega. Aga siin on tegemist ühe tõsiasjaga, mis vaimus Jumal toob esile oma vaimu kaudu ja mida ta kinnitab püha vaimu läbi meie vaimu. Ja kui nüüd vaimust lähtuvad ühed asjad meie hinge, siis meie hing on kutsutud ilutsema, juubeldama tema valge ees, oma käsi tõstma, plaksutama issanda ees, sest hing saab pühitsetud vaimu läbi. Kui meie vaim kannab Jumala rikkust ja Jumala pärandit. Kiitus Jumalale selle eest, mis Jumal on teinud. Ja sellepärast ma tahaksin sulle nii öelda, ära lase selle maailma vaimu poolt ennast kinni püüda. Ära lase ennast kuskil lõksus või kuskil vangistuses ennast hoida. Sest Jumal kuulutab oma imelist saladust, mis on tema sündinud. Ta tahab seda esile tuua, et sa võiksid ilutseda, et sa võiksid kanda ühte vabadust, et sa võiksid kanda ühte õigsust, et sa oled üks väärtuslikum olend siin maa peal, kes kannab Jumala loomust, kes kannab Jumala rikkust. Ja sind on kutsutud seda siia maale esile tooma, rääkima elusõna sellele maale, rääkima vabastust sellele maale, ehitama, istutama sellele maale uusi väärtusi. See on sinu käes, see on sinu vaimus, aga eelkõige sa pead nägema seda pärandit, mis on sinu sisse asetatud
ja see kõige kallim asi sai alguse ristist, sai alguse sellest jõledast jutlusest, sai algusest, kui me kõik pöörasime inimlikkuses oma silmad ära Jumala väelisusel, sest Jumala nõtrus ja Jumala rumalus oli inimeste vastuvõetamatu. Ja selle Jumal tõi esile, et me võime täna ilutseda, et me võime täna rõõmutseda ja nüüd kohe tuleb Taavi jagama Jumala sõna, siis oleme avatud Jumala väge vastu võtma oma vaimu, sest meie hing on täna osaliselt petetud. Meie hing on täna veel kristlikul tasandil väga palju vangistatud. Aga kui nüüd sõnavägi tuleb meie vaimu, siis see toob ka hingele ühe vabaduse. Ja meie tunded ja meie emotsioonid saavad kontrolli alla. Ja seal saab olema rõõm, seal saab olema rahu, seal saab olema üks juubeldus. Aga me ei suuda muidu inimlikkuses oma hinge kontrollida. Ja sellest on kahe, kui me ütleme, et õhutame ülesse. Kiidame, ülistame, rõõmutseme. Teate, me võime hetkeliselt ennast üles õhutada, aga see ei kesta kaua. Aga kui Jumala sõna loovus, ta vabastus tuleb meie vaimu Jumala sõna läbi. Sellepärast ta ütleb ühe väga vaimu, ma ütlen viimast tõotuse. Jaakobuse kirjas on öeldud selline lause, võtke tasase ja kaine meelega vastu issanda sõna. Amen. Ja nüüd on seal selline lause, mis võib päästa teie hinge. Amen. Muidu me võime kristlastena olla samamoodi rõhutud, nii nagu maailm on rõhutud. Me käime kirikus, teeme rituaalseid toiminguid, aga me võime samamoodi, täpselt samamoodi, teeme kui veel hullemini, olla survestatud hinge poolt kui maailm. Amen. Aga kui Jumala sõna vägi, Jumala tõde hakkab meie vaimu vallutama, siis meie hinge tuleb vabadus selle sõna väe läbi. Ja me saame oma hinge panna ilutsema, me saame panna oma hinge rõõmutsema, issanda palge ees, argipäevases elus. Sest sa näed oma kuninga, sa näed oma valitsust, sa näed ja mõistad, mis toimus. Ei ole enam sinu vaeg midagi korda saata, ei ole enam sinu pingutus midagi omada või midagi saavutada. Sa korraga hakkad nägema ühte võidukäiku, et surm ja põrgu ei ole suutnud Kristust kinni hoida. Surmal ei olnud enam meelevalda. Ja teate, ma ütlen veel midagi. Ei ole enam patul ja ei ole enam surmal meelevalda, kui sa hakkad nägema Jumala sõna väge. Aga kui sa sõna väge ei näe, siis me kristlastena kogu aeg palume oma patte andeks. Kogu aeg parandame meelt. Teeme niisuguseid naljakaid asju. Muuseas, mida me peamegi tegema, kui me ei näe seda vaimset tasandit. Aga kui Jumala sõna vägi tuleb, siis patt on läinud surm. See on neelatud võidusse, sest on täna keegi valitsemas, kes valitseb igavestest aegadest igavesti ja sind on kutsutud kaasa sellesse valitsusalasse, sellesse jumaliku meelevalda, sellele jumalikule positsioonile. Sellepärast täna kristlased armastavad üksteist, sellepärast kristlased täna annavad üksteisele andeks, sellepärast täna kristlased käivad armastuses üksteise vastu, sest keegi on midagi korraldanud. Kellegis on midagi, mis on täna väljumas meie vaimu ja me ei saa teistmoodi. See ei ole enam käsk, et me peame, vaid see on Jumala armastuse väljendus, et sa oled sunnitud käima selles. See on nüüd natuke huvitav väljendus. Aga Paulus ütleb ka nii, et Jumala armastus sunnib. See on saladus. Ei ole nii, et käsk ütleb armastus. Kuigi tasandid on erinevad ja me ilmselt tahame väga erinevatest tasanditest oma usuelus läbi. Aga kiidetud olgu issanda. Tema on nii tohutult hea, et teate, et me võime Jumala headusest rääkida hommikust õhtult, aga ta on veel palju parem. Ta on veel palju parem. Aga kui meie hing saab vabastatud Jumala vaimu läbi sõna kaudu, siis me hakkame sellesse auvabadusse pääsema. Ja sellepärast, kui me loeme Taaveti laule, seal Jumal kutsub kogu aeg üles ilutsema. Ja see on midagi väga kaunist, kui meie hinges on üks vabadus, kui meie hinges on üks rõõmutsamine. Ja see hing on allutatud vaimule, aga see eeldab seda, et sinu vaim on täidetud tõega, sinu vaim on täidetud Jumala olemusega, Jumala loomusega. Ja hing saab allutatud vaimule. See on kõige ilusam asi. Sellepärast ma rõhutan, ei ole esmalt
emotsioon, ei ole esmalt tunne, vaid esmalt on tõsiasi, mis tuleb meie vaimu. Ja siis on üks tunnete virvar, mis on tegelikult väga ilus. Jumal on loonud inimese hinge väga imeliseks, väga ilusaks. Ilutsema, rõõmsema tema valge ees. See on Jumala plaan, Jumala taha. Aga muidu hing võib käituda väga veidralt. Hing võib tegelikult olla väga kuratlik asi. Väga jube asi võib olla hing, kui vaimus on valed asjad. Sellepärast me täna on väga oluline, et sa oleksid täna avatud Jumala sõna vastu võtma tasaselt ja kaine meelega. Et see saaks istutatud, et see saaks kinnitatud, et see saaks fikseeritud ja üks usuveendumus oleks su elus, et ta on jõle hea. Okei, tänud. Nii, tervitame kõik jälle Issanda nimes. See on hea olla paigas, kus on Jumala rahvas ja kus toimub halleluuja. Lihtsalt Jumala ülistamine. Siin ülistuse ajal oli juba nii hea kogeda seda, et tead, sul on võime viibida taevastes, on ju. Halleluuja. Saad aru, mis ma räägin, et need ei ole need välised asjad, need on need vaimsed asjad. See on nagu tasand kõrgemal. Ja sellepärast ka, kui sa võib-olla inimest näed ja inimesi näheski, sa rõõmustud, halleluuja, tored inimesed, aga sa näed inimeses midagi rohkemat. Saad aru, millest ma räägin? See on hea asi. Täna on 12. aastapäev või kuidas me ütleme selle kohta. Ma mõtlesin sellele ka, et 12 on väga prohvetlik ja väga hea number. Ma ei räägi sellest, aga ma mõtlen just sellest, et kui Jeesus oli 12, läks ta templisse. Ja teate, mis Jeesus ütleb oma vanemate suhtes? Eks mina pidanud ju olema selles, mis mu isa oma on. Ma küsin, kus kohas sina mujal saad olla täna? Mäletate, kui Jeesus ütleb, aga minu isa majas on palju eluasemeid. Kus kohas see on? Tema koguduses on palju Jumala lapsi. Halleluuja. Paljud eluasemed. Halleluuja. Ja igas eluasemes on kuningas isiklikult. Vägev. Halleluuja. Teate, need on nii head, põnevad asjad. Jumal tahab anda oma rahvale lihtsalt tiivad tõusmiseks. Ja kuidas sa tiivad saad? Ainult see, et sa näed. Ainult see, et sa näed. Ja nüüd küsimus, mida sa näed? Halleluuja. Tahan lugeda siin ühe kirjakoha ja sellele nagu mõned mõtted selle peale, kui ehitada. Siin on öeldud 2. Korintuse kirjas. Seda ma tahaksin soovida sellel päeval, kui Jumal on meid pannud käima oma enese sees, et meil ei oleks midagi seda, mis on pärit täna religioossusest, sellest, ma nimetan religioossuseks seda kõike püüdlust, mida inimene püüdleb taevakursil. Aga ma tahaks esmalt öelda, püüdlus on ilus, püüdlus on hea, aga kõigepealt peab olema Jumala töö meie sees. Sest elu tuleb näha, Jumalat tuleb näha meie sees. Ja kui ta seal ei ole, ma ei tea, mis siis edasi saab. Kus ta siis on? Kus ta siis on? Ja ma loeksin seda 2. Korintuse 4. peatükis 18. salmist paar salmi edasi siit. Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt, sest see silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, aga nähtamatud on aga igavesed. Ja ma tahaksin selle kohta öelda, et see, mis on täna igavene, Jumal on kutsunud meid käima nende igaveste asjade sees.
Jeesus ütles selle kohta ka, et mina pean olema selles, mis on minu isa päralt. Vägev. Halleluja. On inimesed, võib-olla osa, kes vaatavad nähtavaile asjadele. Mis asjad on nähtavad? Peetrus ütleb selle kohta, me ei ole sünnitatud. Ei kulla ega hõbeda, kui suure portsjoniga seda. Kogu maailma kuld, ma tahan öelda, ei kaalu ülesse. Uuesti sünni imet, mida Jumal on pannud sinu ja minu sisse. See on küsimus, kas sa näed? Väärtust, mis on igavene. Kuld ja hõbe, mis kärssab, põleb ja sulab. Ometi ta ei roosteta, ometi tal on väärtus. Ainult sellepärast on kullal väärtus, et ta ei roosteta. Ta ei allu teatud keemilistele reaktsioonidele. Ta on võimeline säilitama väga kaua oma teatud nägu ja tegu. Aga ta on määratud hävingusse. Ja nüüd, kui sa küsid, et aga seda kulda on ju tore koguda siin maa peal. Kellele? Mille jaoks? Vaat nüüd, kui meie pilk liigub ära nende nähtavate asjade pealt, ma tahaksin tuua siin seda esile midagi, mis on nii kalli hinnaline. Miks Paulus ütleb see, et ma arvan nüüd kõike pühkmeks? Kas te arvate, et need olid prügi või? Mille kohta ta ütleb, mis on prügimäel täna? Need olid see, mille nimel on inimene täna valmis maksma kogu oma varanduse. Ainult, et seda saavutada. Ja Paulus, kes on jõudnud sellesse tõe kriteeriumisse tulnud, ütleb, nüüd mina ütlen selle kohta prügimäele, sönnikusse see asi. See võib-olla paneb teinekord meil silmad suureks ja võib-olla suu lahti, et mis asjadest Paulus loobus? Halleluja. Aga see, et su silmad on hakanud nägema. Me ei ole siis sünnitatud siia mitte ühe kaduva asja pärast, kaduvate asjade jaoks. Me ei ole siia sünnitatud. Siin ei ole meil pistmist sellega mitte midagi. Me oleme nende asjade keskel. Saame aru? Nii nagu me oleme selles maailmas, me ei ole sellest maailmast, nendest nähtavatest, nendest kaduvatest, nendest lõppevatest asjadest. Kõik, mis on meiega täna seonduv, on igavene. Ja ta ütleb, te olete sünnitatud elava Jumala vaimust. Kadumatust seemnest. Ja iga Jumala tõotus, mis tuleb tulena sinu sisse, tea seda, on määratud igavesti kestma. Ja iga tuli, mida sa välja käid siia sfääri, et seda kuulutada, vabastada sellesse sfääri, teate, jääb igavesti. Isegi meie sugupõlv võib lõppeda siin. See, mida sa oled Jumala tules välja rääkinud, see, mis on tulnud sinu sisse, see, mida sa oled välja kuulutanud, jääb igavesti. Ma räägin, meil on tegemist igaveste asjadega. Ja keegi sai jube õnnelikuks, näiteks, kui ta sai ühe anni. See praegu, ma ei tea, mis asjad on need annid. Vaadake, vanas lepingus olid ka, inimesed said rikkaks, rikkamaks ja nagu isak üha rikkamaks. Siis, kui oli põuaasta, siis, kui ei olnud mitte midagi, ta oli rõõmus selle üle. Teate, need on ka toredad asjad. Kuidas Jumal õnnistab ühe elu ja teise elu ja kolmanda elu, teeb seda ühe elus, teeb seda teise elus. Elu läheb ju aina paremaks. Mis selles halba iseeneses on? Ei, pole halba midagi, kõik on ilus. Aga ma ütlen ainult ühe asja kohta. Häda selles, kui see ongi ainult see asi, millest sa rõõmus oled. Mäletate, kui Jeesus ütleb niimoodi, kui ta räägib seal oma jüngrite keskel, jüngritega koos ja jüngrid tulevad tagasi, nad olid missioonireisil käinud seal, kahekaupa käinud igal pool ja siis nad tulevad Jeesuse juurde tohutu suure rõõmuga, ütlevad, Jeesus, aga kas sa tead, kurjad vaimud läksid välja, haiged said terveks. Mis iganes, äratasime surnud ülesse, tegime seda, teist ja kolmandat. Jeesus küsib, oota poisid, mille pärast te üldse rõõmustate siin? Kas seega mõni rõõm on? Ehk teisisõnu me küsime, kus on meie rõõmustumine?
Kas selles, mida sa näed või? Aga selles võib meie rõõm olla ja selles on ka palju rõõmu. Aga teate, ma toon nüüd teistsuguse pildi. Inimesed lähevad ära täna kogudusest. Lähevad jutumärkides selle laiadele teedele, et otsida omale seda, mis siis neid toidab ja mis siis nendele justkui oleks see. Ja sest pimedaks on inimene jäänud, ta ei näe enam seda vaimset toimimist, ta ei näe enam seda. Nüüd kogudus hakkab nutma selle pärast. Jumal, 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 Jumal. Nüüd on teistpidi nutune pilt. Ennem oli rõõmustav pilt, asjad sündisid. Ma küsin, kas me oleme kutsutud nende asjade keskele ja nende asjadega tegelema? Ma ütlen ainult häda, häda ja veel kord häda. Sest ka see on väline. Sest ta ütleb, meie rõõmustume sisemises. Et sinu nimi on kirja pandud taevas. Sa oled kutsutud taevases troonis issanda endaga läbi käima, mis toimub seal. Kui see, mis on seal, ei ole sinu ja minu elu. Ma küsin, mis see elu on siis? Ülejäänud prügimäele. Ma räägin, see on nägemine. See on nägemine, veel kord nägemine ja veel kord nägemine, sest me ei käi nähtavates. Ma tahan öelda juba ette, kõik, mille pärast täna ma rõõmu tunnen. No ütleme näiteks mehed saavad uue auto endale. Halleluuja, uus auto. Aga ma ütlen, veel suurem rõõm on see, kui sa tast lahti ühel päeval saad. Nii et hakka juba ette nägema asju. Mis sa sest tänases päevas rõõmustad? Tänane, homne, ülehomne. See on aeg, mille sees kõik asjad loksuvad. Tormid tulevad. Vaadake, jüngrid on paadis. Jüngrid on paadis. Ütlevad Jeesusele, Jeesus, kas sa ei hooli, me hukkume ju siin. Jeesus vaatab otsa, et kuulge, poisid, millega te siin tegelete jälle? Mis asja te hukkute? Mida? Jumal on paadis ja jube probleem, nad hukkuvad. Kuidas saab üks paat hukkuda, kes on Jumal? Mida? Häda nägemist ei ole. Kas me elame sisemisele või elame me täna välistele asjadele? Kas kogudus on täna plussis? Kas kogudus on täna miinuses? Varsti on see jälle see, kirikuaasta küll lõppes, algab jälle uus kirikuaasta või saab see Anna Domino mööda, algab uus aasta selles välises, siis jälle on mingi kokkuvõtete aeg, jälle on mingi pühendumiste aeg, jälle tehakse mingisugused kokkuvõtted, et olla järgmine aasta ikka parem on ju. Aruanded ja päritakse aruandluse kohta. Kuulge, millega me tegeleme? See peaks olema prügimäel. Mitte meie elu. See on küsimus, mida sa näed, kus su süda on? Kas numbrid määravad täna meie elu? Halleluuja. Jeesus kohtub oma jüngritega seal. Jällegi tuleb tagasi ja siis see on peale seda Samaaria naise lugu ja seal siis Jeesus ütleb, mul on süüa rooga, millest teie ei tea. Ma ei tea, kas sul on süüa rooga, millest teised ei tea. Mis on täna sinu toidulaud, mille Jumal on sinu ja minu ette katnud. Kõige vaenlaste silme all, kas sa sööd sealt laualt? Täna rikkusi. See, mida pole antud teistele süüa. Usk läheb ja võtab sealt. Ja sööb. Halleluuja. See on see valgus, mis on hakanud paistma Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Keset pimedust. Täna võib olla religioossuses ja selles võib olla asi nii paksuks läinud, et lihtsalt ei nähta sellest enam väljapoole. Ei nähta enam nähtamatut. Nähakse ainult saavutatut. Ja siis rõõmustatakse saavutatuus. Miskiski oleks natukenegi rõõmu tunda. Vaat, rõõm ei ole seal, ma tahan öelda. Rõõm ei ole pandud sinna. Rõõm on hoopis kuskil pool mujal. Rõõm on kusagil siin sisemuses, sinu vaim inimeses. Sa oled sündinud igavesest seemnest
ja kõik, millega Jumal toidab täna sind ja mind, on igavesest pärit. Teate, see rööm ei lähe enam üle. Sa oled seotud sellega. Kurat on sidunud oma asjadega inimesega, ma räägin, Jeesus on sidunud oma rahva omaendaga. See on ka hea asi. Selle maailma rööm tuleb ja läheb. Siis mööldakse ainult meetodeid ja leiutatud selline ala nagu psühholoogia, kuidas asju nagu kinni püüda, et inimesse jäädvustada neid asju. Et rööm oleks ikka see inimese käes võtta ja inimene saaks nagu asju kamandada. Tegelikult Jumal on üle võtnud igavese seemnega oma rahva. Ta on toonud igaveste asjade sisse, et need igavesed asjad oleksid täna meie elu. Ja need asjad ei lähe kunagi üle. Need asjad ei lähe kunagi mööda. Nii et Jumal tahab meid täna röömustada oma enda röömuga, mis on tema oma enda sees. Halleluja. Seal jüngrid ütlevad seal, et eks öeldakse ju veel, et 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaadake, Jeesus ütleb selle kohta, et ei, teie poisid tõstke ikka pead üles ja vaadake asju. Ja täna me ütleme ka selle kohta, et meie kogudus, me vajame tõsta oma pilgu ülesse, näha toimunut, näha tõde, mida Jumal on kehtestanud ja võtta oma pilk ära, et veel 4 kuud, veel panna asju sellesse ajasse ja siis hakata rääkima selles ajastuses. Vaid me räägime Jumala ajastuses, mida Jumal ütleb. See on nii ja teisites ei ole, sest Jumala tõde on pandud kehtima tema oma enda kuningriigi sees. See ei ole meie asi tegelikult üldse. Ma ei tea, kui sa mõtled veel, et kuningriik on nagu sinu inimse asi, siis tead nagu valet asja ajad taga. Kuningriik on kuninga oma. Meid on pandud kuningasse ja kuningat esile tooma. See on tema huvitatus temast endast. Saad aru sellest mõttekäigust, võib-olla see inimlik püüdlemine, tal on alati püüdlemine välise nähtava järgi. Ta ei lähe kunagi õigesse rööpasse, inimlik. Mitte kunagi. Hea inimene, hea ja kurja tundmise puu, hea külje peal, võib olla siis see halvem, halva poole peal. Sisu on sama, juur on sama. Meie püsimine täna ju elupuuski, eks seegi ole. Kuidas sa püsid täna elupuus? Okse igista tõesti igipisaraid, et ta püsib selle puu küljes. Äkki kukub ära, äkki langeb ära, äkki. Tead, siis lõpuks on kõik on kurat ja veel kord kurat. Kuradil ei ole siin mitte midagi võtta, aga maade kassi on ju. Jumal on meid asetanud iga oksa selle kohta puu küljes, kuhu ta on kedagi määranud olema, vastavas selles kutsumises, vastavalt selles vilja kandmises, kuhu keegi on asetatud vilja kandma, sest see eluvili on ju tema enda olemine meie sees. Siin pole millegiga tema teenimisega tegu inimese poolt, sest see on ju religiooni valdkond. Teenimine toimub vaid selles, kes on täna kuningas, kes on täna tema troonil, mida täna tema kõneleb, seda sama saab kõneleda täna tema rahvas. Jällegi, kadumatu seemne esile tulek. Vaadake, kui vahva on see, et sa hakkad korraga nägema asju, mida sa enne ei näinud. Vaadake, kui need maakuulejad lähevad välja, ma toon lihtsalt mõtted siit ja sealt. Maakuulejad lähevad välja, siis nad lähevad välja seda vaatlema, mida Jumal oli rääkinud. Nad lähevad konstanteerima igat seda fakti, mida Jumal oli teada andnud selle tulevase Kaanani kohta, milleks või kelleks peaks rahvas olema valmis sellel maal elama ja tõdema Jumala antud tõe fakte. Nii see on, mida Jumal on rääkinud, te lähete ja võtate selle maa üle ja te elate seal maal ja te täidate seal Jumala korraldusi ja te olete need seal maal, kelleks Jumal on teid määranud olema. Mis me arvame, et siis see rahvas seal, need 12 vürsti, käisid ära, vaatasid, tõid ilusad viljad kohale. Kui sa mõtled nendele ilusatele Kaanani viljadelegi, teate, siis ma ütlen nende viljade kohta ka. Need viljad on ka välised viljad. Ära ole sisse võetud viljadest. Juba uus ämber tuleb. Nii kui pilks nende viljade peal on, juba teatud mõttes sa oled omadega ämbris. Teate, sellepärast Jumal pole pannud meid käima nende viljade järele. Aga viljad pidid kinnituse andma selle maa kohta, et see tõesti on see, mida Jumal on öelnud.
ja see tõesti see maa on, mis piima ja mett voolab. Tõesti see maa on ideaal, kui üldse saaks ühe asja kohta öelda ideaalne, mida öeldakse maa peal ei ole olemas ideaalset asja. Kuid ma räägin Jumala kuningriigist, see on ideaal. Kõik toimub kuninga enda pärast, kes on troonil. Temas ei ole läbikukkumist, ebaõnnestumist ega ei tule kõne allagi sellised asjad. Kuningas on boss. Halleluja. Ja teate, see rahvas ei pidanud mõtlema seal, kui me nüüd lahingusse läheme, mis relvastus, kas meil on ikka nende vastu seal piisav, mis me nende vastu nüüd teeme, mis me seal nüüd peale hakkame, mis ja mis ja mis. Ma räägin, väline, maha see väline. Sa lähed ja võtad selle maa üle, millest Jumal on rääkinud sulle ja punkt. Sest Jumal rääkis, 0-4, Jumal on rääkinud. Sa lähed kas või surma selle pärast. Jumal on rääkinud. Ma räägin, kas me elame nähtamatute asjade seest. Kas me oleme asetatud nende asjade sisse, et näha täna Jumala troonil toimuvat, kes on tema. Vaadakem nüüd välist maailma täna. Palvetame oma ülemate, oma valitsejate eest. Ma küsin, mida? Kristlased rääkisid hoopis ühest teisest kuningast. Mida palvetada nende eest? Mida? Täna me küsime, kes on kuningas? Jeesus on kuningas. Meie kummardame täna Jeesust ja siis mis iganes sealt edasi, me ei kummarda ühtki inimest, me ei kummarda ühtki välist. Me ei saa kummardada, see ei ole enam Kristus. Vahel kristluses ei ole nendest asjadest võib-olla haisugi järgi jäänud. Sest igast asjast, mis on olnud, tekib uus ebajumal. Aga Jumalat saab kummardada ainult tões ja vaimus, kes tema on, kes kunagi ei muutu, kes on igavene, muutumatu, algusest lõpuni. Halleluja! Teate, kui hea see on? Me ei käi nende nähtavate asjade järele. Meie oleme täna valitsuse ja võimuga, võib-olla siin välise valitsuse võimuga oleme teatud asjadega nõus, teatud asjadega ei ole nõus. Teatud asjad niipidi, teatud asjad naapidi. Ma küsin alati, mida kuningas selle kohta on rääkinud, kus maal me täna elame? Kas kuningas on andnud selle kohta õiguse, mida see valitsus täna siin füüsiliselt teeb? Kui kuningas on öelnud selle kohta, nii see on, siis minagi ütlen, aamen, anna minna. Ja kui ta ei ole andnud nõusolekut sellele, mis me ütleme? Maha see, olgu kes ta on, vahet ei ole. Ma räägin, kristlased algristi koguduse päevil kuulutasid ühe teise kuningaks olemist. Nad ei ole käinud mitte ühe välisasja järgi. Ja kui miski väline tuleb täna esile ja väline tahaks justkui öelda, ta on keegi, siis esimene asi on see, kes on igavene. Kes on igavene. See sama igavene seeme on täna sinus ja minus. Teate, need on igavesed asjad, mis ei lähe täna kunagi üle ega mööda meist. Need ei ole määratud mööda minema. Need on määratud lihaks saama täna meis. Jälle küsimus, mida sa näed? Sa näed nähtamatuid asju. Teate, ma räägin, et usk on tegelikult nägemine. Siin sõnade mängus pead aru saama siin asjadest. Tegelikult usus sa järgid kogu aeg nähtamatut, aga nähtamatu nägemine on kogu aeg nägemine vaimus, kes on tema. Ja mitte ühele asjale sa ei saa kompromissi luua selle nähtavaga, mis ei ole kooskõlas nähtamatuga. Sest maksev on alati nähtamatu, see, mida Jumal on vaimu kaudu teinud selle nähtava jaoks. Sellepärast me ei saa nõus olla täna mitte ühe näiteks, mis iganes. Needus, haigus, see on Galaatia 3.13, kui ta ütleb, et ta sai needuseks meie eest, et meis võiks esile tulla Jumala õigsus. Meie oleme uued loodud Kristuses, Jeesuses, mitte midagi ei ole pärit enam vanast loomingust. Ehk nähtavast sfäärist, mis on inimlikkus. Kõik lõpetati. Meid toodi sisse nähtamatusse. Kuidas me saame täna kõnetada teineteist Jumala lastena? Ainult vaimudena. Ja kui inimene ütleb, aga ma ei saa täna aru sellest.
adjöö, anna minna, ei saa aru. Kas mina ei saa aru saada sulle midagi või näiteks sulle ja sina mulle. Ei ole võimalik vahendada täna inimeselt inimesele. Ei ole võimalik. Seda teeb ainult Jumala vaim. Kui ta ei tee, siis on kriips. Punkt. Vastutust ei ole, mitte midagi ei ole. Lase minna, järgmist asja ta kõnetab, järgmist asja ta teeb ja järgmine asi toimib. Halleluuja! Ma räägin, kõik, mis toimub täna nähtamatus. Nii et Jumala kõnetus, Jumal kutsub oma lapsed oma kuninglikkusesse, oma riiki, kõik nähtamatuses. Sa usud sellepärast, et sa usud, sellel ei ole seletust. Sest see on usk sinu sees. Halleluuja! See on rööm sinu sees. Röömu ei seletata ära. Mille pärast sa röömustad? Mis sa said? Said sa loterivõidu? Keegi küsib. Mis iganes, mida sa said? Küsimus, kes sa oled, kui see ei ole rööm, siis ma räägin, ära röömusta kunagi asjadest, mida sa said. Sest see, mis tuleb, see läheb. Kõik. Jeesus ütles, rööm baseerub seal, kus sa täna asetsed, kus sa täna oled. Ja nüüd on küsimus, kas ma tunnistan seda, kus ma täna olen. Mis ütleb seal ilmutuse raamatus 5. peatükis on räägitud, Salm 13 ütleb seal, ja ma kuulsin kogu loodut. Võimas teate, ma kuulsin kogu loodut, mis on taevas, mis on maa peal, mis on maa sees, mis on mere sees. Ma kuulsin kõike tunnistamas. Au olgu temale, kes on troonil ja tallele. Ta ütleb seal, temale olgu austus, au, vägi ja kiitus igavesti. Kõik nad tunnistavad ainult teda, kes on troonil. Kõik, mis troonilt tuleb meie sisse ja see kõik, mis vallandub läbi meie. Ma räägin, see on kristlus ja väljaspool seda on ainult surm. Või Paulus ütles prügimäele. Mis siin traditsioonidega pistmist huvitav on? Mis siin esivanematelt pärituga tegemist on? See, mida me oleme õppinud, mis siin sellega pistmist üldse on? Ainult liigliha, millest tuleb vabaneda, mida möök peab lahti lõikama meie küljest. Asi on nii ühene. Ma ei oska seda asja, võib-olla see asi on ikkagi, kui sa kuuled, on keeruline. Nüüd Jumala lapsed hingavad, aga miks nad hingavad? Kus on see hingamise saladus? Saladus on, kes tema on. Mitte see, kes nii palju sina oled. Kord suutsid, kord toimis, kord ei saanud, kord oli. Küsimus on, kes on tema tõena. Sest kummardamine on ju vaimus ja tões. Mitte selles, nii palju, kus sul õnnestus, ei õnnestunud, läks, kuidas läks või said hakkama, ei saanud hakkama, kas oli sulle kasulik, ei olnud kasulik, mis see mulle andis, kas ta andis midagi, ei andnud midagi. Tähendab, ei ole juurelda, sest see kõik on hea ja kurja tundmise puuvärk nagu nii. See ei ole eluallikas. Jumal on toonud meid enda eluallika sisse, et see elu voolaks täna meist. Ja vaata, kui me tabame selle eluallika, siis need voolamised lähevad käima meie seest. Teate, mis voolamine on? See läheb vaimust vaimu. Vaimust vaimu. Ülekanded vaimust vaimu, vaimust vaimu, vaimust vaimu. Mäletate, kui see surnud, see värk seal prohvet Esekeli raamatus, ta ütleb nende surnud luude kohta. Kui ta kuulutas seal ja tulid kondid kokku ja teate, see on pilt tänapäeva kogudusest. Kondid kokku, tuleb nahk, tuleb liha, tulevad asjad, kõik tulevad kohale. Ja kogudus on ilus kogudus. Aga teate, kogudus on lihtsalt üks monstrum. Ole aus. Nii kaua, kui vaim ei ole tulnud, pole elu. Päeval, mil tuli sisse Jumala hingus. Mis tähendab Jumala hingus? Tähendab Jumala enda kannet, vaimust vaimu. Said vaimud elavaks. Võimas, teate, võimas. Sel päeval sündis Jumala kogudus ja siis on öeldud ja nad peavad ära tundma, kes olen mina, issand. Nad peavad ära tundma, senini polnud mingit tundmist, oli lihtsalt organisatsioon. Olid põhimõtted, olid, ma ei tea, mis asjad, struktuurid, olid hierarhiad, olid, ma ei tea, mis asjad. No tore, kõike võib olla, aga ma räägin sisust, ma räägin Jumala hingustest. Kus sündiski, kui Jumal võtab ju põrmu, mäletate, loob inimese, maast põrmu elemendid tänagi kindlaks tehtud, kõik see on meie see väline. Kuniks polnud Jumala hinguseid, seal ütleb huvitavalt mitmuses, kuniks polnud Jumala hinguseid inimese peal. Sellest hetkest saab inimene Jumalaga kontakteeruvaks, Jumalaga
ühendusse algas Jumala enda funktsioon. Halleluuja. Ja teate, nüüd me peame hakkama midagi nägema. Nüüd inimene loodi sellel päeval Jumala jaoks. Ma kuulsin üks päev seda Mait Piklet rääkimas seal. See oli väga huvitav, kuidas ta ütles. See on see palvekoja, kes on juht seal, ütles väga huvitavalt, et Jumal on loonud oma rahva tema oma enda naudingute jaoks. Ma küsin, kuidas on täna sinu ja minu naudingutega tegu? Kas selle maailma vaim pakub meile naudinguid? Teate, need on nii madalad naudingud, nendest ei ole mõtet rääkida. Ja kui me rahuldume nende lihanaudingutega, silmaimu, lihaimu, elu kõrkusega, siis meil ei ole millest rääkida enam edasi. Ja kui selle maailma väärtused, mis siin toimuvad, on täna meie väärtused, me hakkame neid väärtusteks nimetama, kuulge, siis me ei ole veel aru saanud, kuhu me oleme sisse tulnud. Meid ei ole veel lahti lõigatud. Aga me oleme kutsutud kõige kõrgema Jumala oma enda naudingute jaoks. Ja ma ütlen, see rahuldus, mida sa hakkad kogema seal, kus sa kuuled kogu loodud kiitmas Jumalat. Sellele olgu au, kes istub troonil ja tallele, kes on tapetud. Au, austus, kiitus, vägi igavesti. Kõik kummardavad tema ees, kõik vaatlevad teda, mis sealt troonilt tuleb. See kõik käib läbi tema rahva ja taas antakse see vaimust vaimu. Kes mida näeb, see seda kuulutab. Sa ei saa kuulutada, mida sa ei näe. Kes on välistest asjadest, pole mõtet kuulutada. Ega me pole mingid kristliku teenuse osutajad siin maailmas. Siis me oleme eksitatud lihtsalt. See on religiooni tasapind. Me saame kuulutada, mida vaim kuulutab. Me saame rääkida elusõnu vaid ainult seal, kus on elusõnad. Sest vaim on määratud elu täna kandma, sest me ei käi nähtavate asjade järele. Sest need on ajalikud, need on lõppevad. Ärme tegele lõppevate asjadega. See on pettus pettuse peale. See on lihtsalt vale peale. Need ei ole tõesed. Seal ei ole tõde sees. Aga ometa just kui ta oleks see antud hetke tõde. Ta ei ole seda, sest ta ei ole igavesest seemnest pärit. Ta algmaterjal ei ole Jumalast. Teate, selle rahva tõusmine, Jumala poegade tõusmine täna. Vaat hommikul ma lugesin Jumala sõnast ja siin ütleb, et ja Jumala poeg on ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Jumala poeg ilmus ja äkki mind tabas üks asi selle asja sees. Jumala poeg ilmus kord selle ainusündinud pojana, et kehtestada üks tõde, panna maksma üks teatud mõttes üks valuuta või üks käibevahend, panna maksma selles ainusündinud pojas, et ta sünnib esmasündinuna paljude vendade seast ja kogu maa oleks täis Jumala poegi. Võimas. Nii et Jumala poeg on ilmunud. Nüüd on ilmunud Jumala pojad selles samas esmasündinus. Et kuulutada, et vabastada täna kuradi iketest inimesed seotusest. See ei ole enam meie rõõmupõhjus, saate aru. Vabastus ei ole enam rõõmupõhjus. Rõõmupõhjus on vabastaja. Sest meie rõõm on nähtamatutes asjades, mida ei saa käega katsuda. Halleluuja, aga nad on meie sees. Ta on meie elu, ta on meie olemine, ta on meie vabadus. Halleluuja. Nii et nähtavad jäävad siia maailma. Nähtavad asjad on määratud kadumisse. Kõik need ismused, asmused, pühilused ja täna on, homme ei ole. Ma ei tea. Üks läheb siiapoole, teine sinnapoole, üks kasvab, teine kahaneb. Teate, need on kõik nähtavad. Keegi on, kes on jäävus, kelle poolt on kõik loodud, kelle sisse kõik on loodud. Keegi, kes kõike hoiab täna koos ja kogu loodu kuulutab vaid ainult tema suhtes. Keegi, kes on boss, keegi, kes on kuningas, keegi, kelle ees on üks aukartus, keegi, kes on see vabadus, keegi, kelle sees on meil hingamine, keegi, kelle käest me saame omale eluks hapnikku, et hingata, keegi, kes annab meile elu, kelle sees me elame,
keegi, kes on armastus, kelles meie armastame, keegi, kes usub meisse, kelle sees meie täna usume. Siin ei ole meil enam midagi välisest võtta. Sest välised asjad on läinud, see lõpetati Golgatal. Jumala teenistus lõpetati igasugustes füüsilistes templites, sest see lõpetati ära, sest issand tahtis tulla ja võtta meie ihutempleid üle. Et täna peab saamas teoks see sõna, andkem omad ihud elavaks pühaks. Sa ei saa anda, kui sa vaimseid asju ei näe. Pole mida anda, kellele mida anda. Miks sa peaksid andma? 10 küsimust. Aga kui sa näed, siis ta lihtsalt on. Sul ei ole teist valikut, teate, valikuid pole enam. Sest elu on ainult ühes allikas, kui tema ei ole minu elu, siis ma küsin, oota, mis mind toidab üldse siin maailmas? Mis see siis on? Siis ma olen petetud. Ma olen petetud, kui ma toitun veel välistest asjadest. Ja need on minu rõõmuallikad. Kui ma otsin veel sellest maailmast midagi ajan taga, kuulge, siis ma olen petetud. Ma olen petetud. Ja see peaks natukene ihukarvad üles tõstma. Kuule, kas siis see ei olegi mu toit? Mind on ju kutsutud kõige väelisemate naudingute jaoks. Ma räägin, nauding on see, mida sa näed Jumala troonil. See, et sinul on võime minna sisse ja näha vaimusfääri. Kuulda vaimu sõna, olla vaimu ühenduses, rääkida venna ööga vaimust vaimu, see, mis korraga toidab. Ja teise otsa vaadates, ma ei saa mitte aru, millest tema huvitav toitub. No polegi sinu aru saada. Sina saad aru sellest, mis hakkab sulle andma seda actionit või seda halleluuja. See, mis tekitab sinust selle joobumuse. Sa ei saa ilma temata. Ja vaata see, mis annab sulle nüüd selle halleluuja, selle kaifi või sellise selle. Tead, millel ei ole sõnas, vaata selle. See, kes elab sinu sees. Vaata, kui ta annab sulle selle. Ta annab sul sellise rahulduse, sa ei saa enam kuskile poole mujale vaadata, sest kõik tundub prügina. Selle kõrval, kes on tema. Ükski teise sõna ei ole enam see sõna, kui sa oled maitsnud elusõnu. Kui sa voolad Jumala vaimus, vaat ei ole ühtegi teist vaimu, kes oleks see voolamine. Kui sa voolad seal elu või jões. Halleluuja, kes ise on elu. Kui sa tema sees oled, kui sa ise naudid teda, kuidas tema voolab sinusse, sinu läbi sinna, kus ta voolab. Halleluuja, sina ei juhi ka seda. Halleluuja, tema juhib seda ja tema annab sulle seda ja tema kuulutab seda ja tema näitab sulle seda, sest see kõik on nähtamatus vääris. See on see sama, mida Mooses ütles, et ta püsis kindlana vaid ainult selle läbi, et ta nägi nähtamatut. Kes oli see nähtamatu? See, kes troonil on. See ei pea enam olema, vaid ta juba on. Ta ütles, mina olen Jumal, kes ma olen. Ta ei saa olema. Või see minevik ei ole see, kes ta ainusündinuna tuli ja oli. See, kui ta 12 aastasena läheb templisse. Teate, see ei ole enam see, kus ta oli ainusündinud pojana tuli ja tegi. See on möödas. Küsimus, kes ta on täna. Ja kes võime meie temas olla täna. Esmasündinus. Ja meie, kes me pärime esmasündinu järele, tema lõpetatud töö läbi. Meie pärime täna selle, mida tema on teinud. Kiitus Jumalale. Nii et Kaanani maale sisse minek, mõtle sellele, ei ole täna sinu võidu saavutus enam. See tegelikult on selle võidu kinnitus, kes on tõe esile toonud ja kes on kõnelenud selle maa kohta. Teie lähete ja võtate selle maa. Sest tema tegelikult võtab. Aga mina pean oma ihus seal olema, et kuulutada. Ja see tõde peab seal esile tulema. Lihtsalt nüüd meie poegade sees. Halleluuja. Sa ei saa saavutada enam Kristusele mitte kui mitte midagi. Vastasel korral lunastustöö on mõttetu. Saavutamist ei ole. Täna on olemine, mina olen. Temas olek. Sa kuulutad võitu. Võit on saavutatud. Nii nagu ta ütleb Joosafatile, teie peate astuma esile ja vaatlema, kuidas Jehova võitleb teie eest. See on see, mida meie peame vaatlema, seda nähtamatut. Ristil lõpetati, surm kehtestati, maha maeti, üles äratati. Meid oli üles äratatud koos
temaga, et võit oleks kindel kogu selle sündinud põlvkonnale, sest see on igavene seeme kõigile põlvkondadele. Meil ei ole oma pärandit enam. Meie saavutuse pärandit ei ole. Meil kõigil on jagada ainult üks pärand. See on see, mida tema saavutas meie jaoks. On tegelikult meie pärand. Ja see on pärand kindel kõigile põlvkondadele. Ainult need, kes lähevad ja võtavad selle vastu, on nende oma. Ja teised vaatlevad pealt ja neil ei ole võimet võtta, sellepärast et nad vaatlevad nähtavaid asju. Halleluuja. Ja kui sa näed seda nähtamatut selles sfääris, kuhu on sind asetatud, siis halleluuja, sa hakkad korraga rõõmustama. Teised ei saa enam asjale pihta. Mis toimub? No ühed vaatlevad nähtavat, teised nähtamatut. 2 inimest koos. Üks on nii õnnistatud kui õnnistatud. Teine vaatleb, oota, miks sa oled õnnistatud? Mis on sinu rõõmu põhjus? Ja siis ta ajab neid taga seal. Kuule, ju sul ikka väga hästi on läinud. Millest sa ikka väga õnnelikuks saanud oled? Aga vaata, tema rõõm on tema sees. See ei ole saavutamise rõõm, see on olemise rõõm. Ma tahan öelda, see on olemise rõõm ja veel kord olemise rõõm ja olemise rõõm. Sellepärast Jumal ütleb, mina olen. Ja teie peategi olema selles maailmas, nagu mina olen. Nii nagu tema tegutseb, meiegi tegutseme. Sa ei saa tegutseda teisel viisil, kui tema ei tegutse. Meie oleme Jumala teos. Me ei saa olla väljaspool Jumala teost. Me ei ole sündinud väljaspoole. Me oleme sündinud selle teose sisse, et väljendama, kes on Jumal. Meil ei ole muud pakkuda. Ma ei saa midagi muud kuulutada surnutele, kui vaid ainult elu, sellepärast, et tema kuulutab elu. Teate, meil ei ole oma isetegevust koguduses täna enam üleüldse mitte midagi. Kõik isetegevus on lõpetatud. See oli esimene leping. Isetegevuse aeg, kui tubli oli keegi. Siin ei ole enam tublidega tegemist. Siin on tegemist nägemisega. Nähtamatu nägemisega. Nähtamatu või selle kuulmisega, mida inimese kõrvadel ei ole antud kuulda. Sa korraga kuuled ja seal sa oled keegi. Miks sa oled? Sellepärast, et sa kuuled. Sellepärast, et sa näed. Sellepärast, et sa võtad toidu laualt ja sa sööd ja sa rõõmustad. Et ta ütleb, minu käes on palju neid häid lõbusaid ande. Mul on palju jagada oma lastega. Aga nüüd, et sa näed, nüüd sa tuled ja nüüd sa võtad. Ja see kõik käib usu läbi, usu läbi. Õigsus tuleb usu läbi. Vaadake, kui sa loed seda, kõik vana on läinud. Kõik on uueks saanud. Siin ei ole tegemist mitte millegiga, mis oleks veel pärit esimesest loomisest. Sest siin on tegemist ühe põlvkonnaga, kes on sündinud otse pärijateks. Otse tema enda ihuks. Teate, kui see rahvas tõuseb ülesse, siis öeldakse, vaata kui prohvet Joeli raamatust sa loed seda, seal öeldakse, et kui see rahvas tuleb, tegelikult sellel rahval ei ole enam nimesid. Me ei räägi enam sinu nimi, minu nimi. Seal räägitakse ainult tema nimest, sest see on peata armee, sest pea on Kristus. Kristus on peana kokku saanud ihuga, siis see armee läheb, sest nad elavad temas. Ja see pea teostub ihus ja nad reageerivad kõigele, mis on ihus. Halleluuja. Siis sa äkki kargad ja rõõmustad ja lähed välja, nagu see Malaki ütleb, nagu need kevadised vasikad löövad kepsu ja halleluuja, halleluuja, olen vabaduses, sest enne olin kinni, nüüd olen vabaduses. Sa ei saa seletada vabadust, sest sa oled korraga issandas lahti lastud. Sa näed korraga issandat. Su rõõm on korraga temas. Halleluuja. Ja vaata, selle sees on korraga halleluuja, halleluuja. Ükskõik kui paks masendus on su hinge peal, vaata ei lähe enam korda, vaid korda läheb Jumala tõde sinu sees. Mitte see, et me ei peaks tunnistama võitusid Kristuses ja kõike, mida me oleme saanud ja mida Jumal on teinud. Teate, see ei ole selle vastu. Aga ma räägin, üks rahvas on muutunud teatud mõttes hullumeelseks, sest nendel on alati see pagas nendega kaasas. Jumal nende sees on nende rõõm, Jumal nende sees on nende tegu, Jumal nende sees on nende väljendus, Jumal nende sees on nende hõiskamine, kiitus, ülistus, kõik on Jumal nende sees ja nendega koos. On ju kui lihtne? Ütle, mida sa veel teha saad, et meeldida Jumalale? Ma usun, see pingutuste aeg on möödas. Ja, amen. Mida sa veel saaksid teha? Äkki sa saaksid midagi Jumalale anda, äkki, et Jumala heakskiitu võita või ma ei tea. Inimesed on nõus ohverdama, ma ei tea mida. Et Jumala
seda hea meelt võita enese poole. Aga kui sa tabad ära, tal ongi hea meel minust, muidu ta poleks ju mind päästnud. Muidu ta ei oleks mind igaveseks teinud, selle seemne pannud üldse minu sisse, et ma igavikuline nüüd üldse olen. Muidu ta poleks ju seda teinud, kui ma poleks talle meelepärane. Saladuse sa leiad korraga tema enda seest, mitte enda sellest inimlikkusest. Tubli, ei, õnnestub, ei õnnestu, kasulik ei ole. Kuulge, need mängud on mängitud, see on läbi. See ei ole kristlus. Kristlus on Kristus. Halleluuja. Ja tema sära tuleb. Tema rööm õitseb. Halleluuja. Ja nüüd miks ta hakkab kõnelema väga huvitavaid sõnu on ju? Sigimatu, hakka röömustama, sest sul on rohkem lapsi. Kui abielu naisel, kellel on palju lapsi. Ta ütleb nüüd muidugi avarda oma telgi paiku ja tõmba nägemus laiemaks, tõmba laiemaks. Nii kitsalt enam vaadata ei saa, sest nähtavad asjad takistavad. Asjad eest minema. Avarda. Sest nüüd Jumal sünnitab sinu kaudu oma tõde. Jumal sünnitab lapsed sinu kaudu. Halleluuja. Vallalisel on rohkem lapsi. Halleluuja. Ära otsi põhjust. Põhjus on tema, kes seda produtseerib. Põhjus on see, kes istub troonil, on põhjustaja. Maa peal nihu on väljendaja. Häda, kui meie väljendusest leiame röömu. Ma räägin, see on jälle häda, sest siin töötab positiivne, siin töötab negatiivne. Üks võtab röömu, just kui teine annab röömu, siis võetakse, siis antakse, siis ma olen nagu tuulelipp, kord siiapoole, kord sinnapoole, kord sedapidi, kord teistpidi. Ei, meie röömu põhjus tuleb ühele kaljule, kes on tema. Ja siis on see Taaveti küsimus, aga kes on see ümberlõikamata vilist? Kes huvitav, see on seal. Mida tema räägib huvitav? See ei ole üldse kooskõlas minu Jumalaga. Mis siis, et terve Iisraeli armee väriseb? Kõik suured Jumala teenijad, terve see kogudus, kõik värisevad. Sa ei pea värisema. Halleluuja. Kuningas, kes elab sinus ja elab sinu läbi, väljendab oma tegusid sinu kaudu, öeldes, kes on tema. Ära tunne muret, et oi, aga äkki ma lähen uhkeks. Kus siis liha äkki mängu tuleb? Kus siis lihateod äkki mängu tuleb? See ju lõpetati Golgatal. Kes sa oled, seda sa oled Kristuses. Kõik õnnistused on Kristuses. Väljaspool Kristust on ainult surm. Inimestel võivad nad nii õilsed asjad olla kui tahes. Pole tähtsust, prügimääle. Aga kõik, mis on Kristuses, on igavene eluseeme ja see igavene produtseerib igavest. Kõik, mis tuleb välja igavikulisest, on igavikuline. Kõik, mis tuleb troonilt, läheb tagasi sinna, kust ta on tulnud. Et korda saata maa peal oma eesmärk. Aga inimlikud teod haihtuvad. Saavad uduks või tolmuks. Need lihtsalt kaovad, sest nad on lõppevad. Nad on pärit sellest ajalikkusest, kus kõik asjad on määratud lõppema. Ja nüüd on häda, ma ütlen ainult üks asi. Ja meie Jumala teenistus. Tõsine värk. Nüüd inimene võib-olla oma elu õhtul ütleb, aga Jumal, ma pühendasin kogu oma elu. Andsin kogu oma hinge. Vahel on siuke tunne, kas sellel üldse mõtet oli, et anda. Tihti lolli mängida. Et üldse mitte näha nähtamatut, kus Jumal võttis su üle ja seal sees sa olid, see, kes sa olid, keda Jumal ütles, et sa oled. Sa ei saanud muuta seda, mida Jumal ütles, et sa oled. Sa ei saa muuta Jumalat. Sa pead ainult konstanteerima, mida Jumal on öelnud. Sa ei saa vastu olla minna Jumala sõnaga. Et sa oled sündinud Jumala igavesest elu seemnest tema igaviku elu tahet täitma siin maa peal. Ja kui see Paulus ütleb ka, et ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi. Ma ei häbene röömusõnumit, mis on vägi pääste esile tulemiseks. Täna võime arvata, mis on see pääste. Kristlane võib-olla arvab ja võib-olla vahel ka tihti, et taevasse saada on pääste. Siit maailmast ära saada. No siit läheb asi täitsa apuks edasi juba. Siit ei ole mõtet üldse rääkida. Sest meid päästeti siia.
et Jumala tahe taevas teostuks maale. See on ju meie isa palve sisuline moto. Kõik, mis on taevas, me elamegi taevas, me näemegi taevast, et konstanteerida fakti, Jumal, mis taevas on sündinud. Minu ihus, sinu ihus, meie ihus, oma kogudus ihus, see sünniks siia. Ja me ei nõustu millegiga, mis ei ole kooskõlas taevas sündinuga. Võimas, teate, see on nii võimas, et sa näed nähtamatut, ma räägin, kogu kristlus on ehitatud nähtamatu nägemisse. Ja sellepärast ta ütleb, inimlik tarkus ei küündi sinna. Miks? Nähtavad asjad on silme ees. Lõks, kinni püütud. Sa oled oma enda, ütleme, jamas ise kinni püütud. No midagi ei ole teha, siin on ainukene appi hüüa on. Jumal, ava mu vaimu silmad, et ma näeksin. Ava mu kõrvad, et ma kuuleksin, mis troonil, mis taevastes on sündinud. Ja siis me arvame vahel, kui me nüüd hakkame inimlikkuses nagu edasi solberdama seal solgi sees, siis me hakkame mõtlema niimoodi, et oi, inimesed ütlevad Jumala armu kohta küll nii liiasti. Nad räägivad nii vääralt Jumala armust. Mõtle, me pole hakanud veel haistmagi, mis asi on Jumala arm. Ja juba arvame midagi armust. Mida meil on arvata? Arm ongi arm. See ongi Jumal ise, see ongi tema tundmine. See ongi tema elu ja olu ja tegu minu sees. Sinu sees, meie laste elu on Jumal. Kuulge, teate, see on nii võimas värk. Ma ütlen, see peab andma igale tema lapsele tiivad, et lennata. Nad jooksevad, nad ei väsi, nad käivad, nad ei tüdi. Miks ja veel kord miks? Allika pärast enda sees, elu pärast enda sees, nähtamatute asjade vaatlemises. Sa ei saa väsida. Kuulge, teate, see on põnev värk. Siin ei ole enam sõnu. Kogu maa on täis tema au. Kogu maa on täis tema au. Seal, kus Jumala lapsed liiguvad, on auavaldused ainult. Kõik see, mis juhtub ja sünnib kõik troonil selle olemise päralt, mis seal on juhtunud. Mida sa näed, seda sa kuulutad. Mida sa näed, seda sa vabastad. Mida sa näed, sellest sa ütled. Kes huvitav see ümberlõikamatu vilist seal on? Ei ole trooniga kooskõlas. Kes huvitav see on, mis tema endast õige arvab? Mis tema õige ütleb seal? Vaat ei ole kooskõla. Taevased helid on sinu sees. Sa elad nende helidega. Sa elad selle taevase häälega. Ja kui sa siin ei koge kooskõla, siis sa küsid, oota, kes see seal selline on? See veel on ju. Nii et sa lähed ja konstateerid ainult Kaanani maal seda ülevõtmist Kristuse nimes. Nii nagu me oleme Jumala teod täna siin maa peal, kes me peame avalikuks tulema ainult nende asjade ülevõtmises. Et sa räägid vaimust vaimu. Sa räägid inimesed päästmisse, sest nad on päästetud. Vahel meil on ka niimoodi, et küsime, huvitav, aga kas sa tahad või ei taha? No ma saan aru, tegemist on küll ka inimesel oma tahtega ühe asjaga. Aga meil on ees õigus rääkida elu inimestesse, kus on surm. Mida sa küsid surma käest, mis sa tahad? Tegelikult seda ei saa seletada. Siin inimlikku seletust ei ole. Meid on kutsutud seal, kus sa surma leiad. Sa kuulutad surm, ela. Sest sa pead elama, sest Kristus on andnud elu. Ja vaata, nüüd sa hakkad nägema, troonilt tulevad. Ja viimane vaenlane, kellel lõpp tehakse, on surm. Kas surma, kõik, mis on surm või mis iganes, kõik on Kristuse jalgade all. Aga kes on Kristus? Seda sa pead nüüd nägema. Esik sündinus selles ilmutuse nägemises. Sina ja mina oleme temas, tema ihus, temas nüüd selles samas esmasündinus, vendade seas. Kui palju vendi täna üle kogu maailma, kui palju on täna seda kogudust, kes on tema omandus. Halleluuja. Ja teate, meie rõõmustus on täna selles. Halleluuja. Need nähtavad ja need nähtamatud. Ja korraga sa kuuled ja korraga sa tead. Sa küsid, kus ma ennem olin. Ma ei teadnud, ma ei näinud. Ma nagu ei osanud sellest kinni võtta. Ja nüüd korraga see kõik on sinu elu. Halleluuja. Mis on pääste? Ma ütlen selle kohta ka veel, kui Paulus ütleb, et ma ei häbene evangeeliumi, sest see on pääste. Pääste ei ole siit ära põgenemine. Päästeks ei nimetata seda.
see on pettus, selle kohta võiks öelda pettus, siit ära saamine. Vaid pääste kreekakeelsest sõnast tuleb sellest samast, mis räägib. Need sõnad lihtsalt, vaatan kõiki neid, seda 6 sõna, mis tähendab tervenemist, mis tähendab vabastamist. Vaata, tervenemine tähendab ihu jaoks, vabastamine tähendab hinge jaoks, täiuslikkus tähendab vaimu olemisse ja hoidmist ja kaitset ja terviklik olemist. See on pääste tähendus. Päästet ei saa mitte millegi muuna käsitleda üldse. Kristlaskond mõtleb ainult minekut, pögenemist. See on tagajärg. Ära tegele tagajärgedega. Siis sa käid tagurpidi. Sa ei näe eesmärk enam. Kristus minu elu, Kristus minu olu, Kristus minu tegu. Tema avaldus siin, nüüd ja praegu. Muud ei ole enam järgi jäänud. Ja nüüd ütleb, teie olete surnud ja teie elu on nüüd Kristusega varjul Jumalas. Halleluja. Nüüd sa täitud Jumala vaimuga. Miks sa täitud? Sest sa austad teda, kes troonil on. Temalt tuli see võidmine, nägemine, mis voolab peast alla üle kõige ihuliikmete. Pea võidmine tuleb kuni varvasteni välja. Ükskõik mis ihuliiget sa ka kannaksid või oleksid või nime endale arvaksid olevat. See võidmine tuleb, võidmine täidab, võidmine teeb. Sellepärast, et keegi ei saaks au lihale. See on välistatud, see on välistatud. Ja kui keegi tegeleb, see tegeleb jälle mingi liha värgiga. Sellest tuleb ära pöörduda. Kristuse poole pöörduda. Pimedusest ära pöörduda, valguse poole pöörduda, kes on Kristus, kes on elu. On ju? Tegelikult see on nii lihtne. Kõik eeldab nägemine ja veel kord nägemine. Usk ongi nähtamatute asjade nägemine. See on nende asjade tõendus, mida sa ei saa väliselt tõestada. Aga see on see, mida sa usud. Ja selles, millest sa oled veendunud. Ja vaata, teisiti ei saa, sest elu kõnetab, elu allikas kõnetab. Ei ole ju tähtsus, mida sa teed. Küsimus on, kas sa teed seda, mis on elu allikast pärit. See määrab kõik. Halleluja, et sul on ühendus tema endaga. Halleluja, ja sellepärast on lapsed röömsad. Ma ei tea ka miks. Vahel vaadake, see kogudus võib väga rõõmus olla, kus nagu need pingid saavad rohkem täis, on ju. Siis küsid, milles see rööm väljendub? Aha, sellepärast, et pingid täis saavad. Aha, aga kui järgmine hetk nad saavad tühjaks, mis siis saab? Siis on kurbus. See on lolli mängimine. Tegelikult vaimu ilmas, vaimu elus saab olla ainult rööm kindlates asjades. See kõik, mis on ehitatud kalju peale. Kalju on Kristus, minu elu, minu olu, minu tegu. Tulgu vihma, tulgu rahet, tulgu tuld või törva. Tulgu äikest, tulgu päikest. Mida iganes. Ülekohtustele, patustele, õigetele. Mind ei saa kõigutada, sest minu elu on tema sees. See ei muutu, see on igavene seeme. See on see, mida Peetrus ütles. Mis on igavesest, on igavene. Kõik, mis on ajalik, on kaduv, on mööduv, on see. Täna on halleluja, homme ei tea, keda appi hüüda. Aga kõik, mis on Jumalast sündinud, kujutame ette, see on määratud võitma. Ainult kalju pärast, kes on võitja. Seal ei ole muid põhjusi. Põhjus on ainult tema ise. Ja kui sa kuuled muid uudiseid, siis ütled prügimäele, koht on seal. Kõik religioon, prügimäele, koht on seal. Need on ajalikud asjad. Nendeks ei ole issand meid kutsunud. Halleluja, meid on kutsutud tões ja vaimust teda kummardama ja tõe ja vaimu olemist esile tooma siin maailmas, nagu tema troonil ise on. On ju kui lihtne? Sa ei pea midagi avastama. Issand, tee lihtsalt mu silmad lahti, et ma saaksin sind kiita. Ülistust tuleb ju troonilt. Kogu maa on täis Jumala au tundmist. Kuidas? Silmad on lahti. Appikarje peab olema ainult, kui ma veel ei näe. Halleluja. Nii et igas asjas, milles on siis meil arusaamine on alati asjade tagajärg, siis liigu sellega koos on ju. Kui aru ei saa, on jälle halleluja, siis mul ei ole ka mingit liikumist. Siis issand, ma lihtsalt ootan sind, mul ei ole nägemist. Võta vabalt asju. See ei ole pinge. Ei näe, issand, ma ootan sind. Näita, ma vajan ju, ma elan ju sellest. Aga kui ma näen, siis käib halleluja. See on liikumine.
vaim liigub, vaim näitab, nüüd liigun. Kui ta seisab, siis seisan ja ma ootan. Ma ei saa ju kusagil ilma temata. Lapsed on sõltlased ja Jumala eesmärk oli ju teha kogu ihu endast sõltuvaks. Sest ma ütlesin, selle armee pea, keda Jumal viimsel päevil on määranud tõstma, see on nagu Koit mägedel. Äkki nad on seal. Kust nad tulid? Ei tea. Kes nad on? Ei tea. Mis nime nad kannavad? Istid, astid, ustid, pühilased. Vaat ei ole enam. See on Kristus. Sest see aeg on möödas, kui religiooniga tegelesime. On ju, need liivakasti mängud on läbi. Nüüd on ainult tema ise, see on ilma peata, sest seal tuntakse ainult üht pead, Kristus. Mida tema ütleb, seda kõik teevad. Seal ei ole tähtis, kes sa oled. Tähtis on tema, kes ütleb. Ja seda me teeme. Seal me oleme. Halleluuja, seda me näeme. Selles me rõõmustame. On ju, asjad lähevad nii üheseks. Nii ühene. Halleluuja. Seal ei ole viletsat, seal ei ole jõukast, seal ei ole väetit, seal pole meestega, seal pole naist. Seal on kõigis üks asi ainult, mida tuleb teada. Kristus, see on minu elu. Halleluuja, igal pool, igal pool, igal pool, igal pool. Sa näed ainult, kes on tema, kes on tema, kes on tema. Ja tema on see põhjus. Põhjus ja veel kord, põhjus on tema. Et me tunneksime täna rõõmu, et me rõõmustaksime, et Jumala poeg on ilmunud, et tühistada kõik kurade teod. Ja niimoodi Jeesus käis mööda maad ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Miks? Sest Jumal oli temaga. Jumal oli ta selleks võidnud. Milleks Jumal on võidnud täna oma kogudus, oma ihu? Selleks samaks, et tühistada kõik kurade teod. Ja kes tühistab? Jeesus Kristus tühistab. See on sinu elu, see on minu elu, see on kõigi nende poegade elu, kes täna elavad, kellel on antud elu isa troonilt, kes on tulnud, et elada sinus ja minus, kes tuleb ja kes ütleb, kes ta on. Ta ei tule siia mingeid lepinguid sõlmima, ei tea, kuidas kompromissile saada. Ei, ta tuleb, ütleb, mis õige on. Halleluuja. Ja teate, sa oled selle sisse sündinud. See on see kõige parem uudis. Päris tore, noh. Ja kui sa seda nüüd näed, sa ei saa suuremat kingitust enam saada kui see, mida sa oled saanud. Tead, ma võtan sult igasuguse tulevase lootuse ära. Läinud prügimäele. Need on prügimäe värgid. Sealt ei ole mõtet minna midagi tuhnima, mis ma veel saan. Need on asjad, mis tulevad ja lähevad. See kõik, mida sa oled saanud, on see Kristus minu elu. Ja see on see, halleluuja. Kui sa ülistusse tuled, siis hakkad nägema korraga selle ülistuse sees, sa näed kõike elavana. Sa näed kõike loodud, kõik tunnistamas. Ainult temale, kes on troonil. Kõik tallele, kes kõik on saavutanud, kes on paremale käele asetatud. Sa näed kõike seal, mida tema väärib, kes tema on. Ja nüüd issand tuleb ise meie läbi ja hakkab ise kehtestama oma eesmärke. See ei ole enam sinu saavutus ega minu saavutus, aga ta on ka meie saavutus, sest meie ihu läbi voolavad elava jõed. Sest see on nüüd meie kuuletumine sellele, kes troonil on. Nii et ära muretse, kuidas kuulekaks saada. Sa ei saa inimlikult. Vaat ei tööta inimlikult. Kuidas ma saan? Sa pead nägema. Usus nägema ja sa lendad. Mäletate, kui Martin Luther elus sai see päev teoks? Kui Jumal teda kõnetas armu kohta. Ja see mulle meeldib, ta ütleb 0-4, teisiti ma ei saa, nii see on, löödagu või pea maha, võetlegu või peagu lühemaks, pole tähtsust, Kristus on nagu nii pea, Jumala tahe nagu nii teostub. Eelnevatel olid pead maha võetud. Aeg ei ole täis saanud, aga eelnevad olid mõistnud küll juba seda tõde. Saate mõttest aru? Jumala ajastuses oli Martin Luther õiges kohas, enam ei saanud vaata tal pead ka maha võtta, küll et taheti igati pidi maha võtta. Sest ta läks ju religioonist nüüd ju minekut. Ega surm ei lase kuidagi moodi elule esile tulla. Ta on viimane vaenlane, kes püüab kõike enda võimuses ja selles haardes hoida veel. Aga kui keegi on elu sisse saanud, siis ta on tiivad saanud ja ta kaob lihtsalt Jumalas. Ja Jumala tahe teostub tema läbi. Siis ütled 0-4. Räägigu keegi mulle, mida räägib. Vaata, aga Kristusest elust ma ei saa enam välja. Sest ma olen üheks saanud temas. Ma olen kadumatust seemnest osa saanud. Ja see kadumatu on saavutanud kõik selle, mida see kadumatu täna teeb. Ja seda ei ole antud, ma ütlen, füüsiliste silmadele paljus veel näha. Aga paljud asjad hakkavad füüsiliste silmade ees juba ilmsiks saama. Aga kõigepealt sa näed seda vaimusfääris ja see teeb su halleluuja, halleluuja, halleluuja. Lihtsalt
sa lihtsalt hõljud kusagil. Sa oled lihtsalt kaifis tema selles, ma ei tea, actionis. Lihtsalt sa ei saa seda kuskil enam paigutada. Sa lihtsalt lähed lõhki sellest. See täidab sind lihtsalt. Sa ei oska enam sõnu seada, sest sa ei hooli ka enam millegist. Vaata, see saavutab sellise halleluuja täis olemise, see tahab plahvatada. Te saate väe pühalt vaimult, vaadake, teate, see plahvatab. Aga ärge kunagi arvata, et korra lagedust loob. Plahvatus toob esile alati korrapärasust. Jumala plahvatus. Ma ei räägi saatana plahvatustest. Mida liha plahvatab. Ma räägin seda, kui vaim plahvatab. Jumala vaim suure algustähega plahvatab. Luues alati korrapärasust. Ja mäletate, kui Jumal lõi, saagu valgus. Ja valgus sai alati korrapärasus. Algul oli tohuva pohu, kui te loete. Ja Jumal ütles, saagu. Vaat see on see, mida Jumala vaim teeb. Alati ta loob elu. Elu esile toomist. Võimas, ma ütlen, kadumatu. Igavene. Ja kõik see, mille sisse sind ja mind on asetatud. Vaatleme, imetleme neid asju. Need on tõesti väelised asjad. Ja ma ütleks ka veel, et teate, kui me vaatleme kauaga neid vilju, mida on Kaanani maalt toodud. Ma mõtlesin selle peale. Ärme lase oma silmi väga kaua vaadelda neid asju. Meie rõõm väga palju hakkab olema viljadest. Ja me jääme kinni viljadesse. Ja me hakkame üksteises vilju otsima. Me hakkame kogu aeg viljale tähelepanu pöörama. Vili tegelikult on Kristus minu sees. Vaatle teda. No kui silmad käivad vahepeal vilja peal ka. Halleluuja, jah, tõesti maapiima ja mett voolab. Aga seal on palju midagi veel väelisemat. Seal on tema ise, kes toodab selle vilja. Kes on selle taga. Halleluuja. Nii et nähtamatu. Mooses püsis kindlana ainult selle läbi, et ta nägi seda nähtamatut. Selle läbi ta seisis, selle läbi ta ei võtnud Egiptuse kulda, selle läbi ta ei võtnud kuninga seda staatust või kuningapoja seisust, mis iganes edasi. Ta arvas paremaks Kristuse teotusest osa olla. Miks? Nähes nähtamatut. Nähes, mis oli igavene. Nähes, millel ei ole lõppu. Nähes, kus ta saab igavesti olla. Mitte sellest, kus ta on ainult ühe hetke. Ja ta ütleb, sellepärast meil hoidu. Halleluja. Igavese au vastu. Halleluja. Kellesse sa oled kutsutud, keda sa oled kutsutud edastama. Halleluja. Nii et ära tunne üldse muret, et oi, vaene inimene, sa võid uhkeks äkki minna. Kui sa lihas neid asju hakkad harrastama, siis on küll need teemad õhus. Uhkus on igal pool varitsemas, sest liha on needus all teatud mõttes, sest sellele kuulutatigi surm lihale. Lihale käest ei küsitud üldse midagi. Kristus tuli ja suri ja sina olid Kristus ees, et liha oleks surnud ja maha maetud. Lõpp sellega, et üles äratati uus. Halleluuja, kellel pole midagi enam pistmist vanaga, kes oli mingite traditsioonidega, mingite inimlike arvamustega, vaid ainult kes tema on. Põnevad asjad. Nii et meie kätte on antud halleluja. Nii head asjad. Oi. Ma ei tea, kust neid haarata, kust neid võtta. Milline on see toidulaud? Oh Jumal, tead, nad käisid seal tulesamba all öösel ja pilvesamba all päeval. Kristus nende keskel. Kes nägi seda nähtamatut, see püsis. Kellel polnud näha, see liikus, ma ei tea, milliste varjude järgi. Täna on ka surmavarje kõik maa täis. Paljud liiguvad surmavarjudes, paljud otsivad surmavarje, kus mida järgida, keda järgida. Teate, see kõik on pettus. Sa ei saa võrrelda ennast enam kellegiga. Elu valgus on Kristus. Ainult kui võrdle temaga, sest tema on sinu pea, sina oled tema ihu. Kuidas sa sobitud temaga? Kui üldse midagi rääkida võrdlusest. Aga võrdlust pole enam inimeste vahel üldse võimalik, sest üks ihuliige ei saa ennast teisega võrrelda, sest ainult peaga käib võrdlus. Kuidas pea asetub? Rebastel on urud, lindudel on pesad, inimese pojal ei ole kuhu ta oma pea asetaks. Ihu külge. Tal ei ole kohta. Ta otsib kohta. Tema huvitatus on ihust. No, kui palju ihu huvitub peast? Ma ei tea. See on nagu järelkaja. Aga tema otsib seda kohta ja otsib, et oma kuningriiki avaldada. Nii et kiitus Jumalale. Olge õnnistatud. Ma ütleks, olgem, nii nagu pääste on, olgem täiuslikud, olgem terviklikud, olgem hoitud, olgem kaitstud, olgem vabastatud,
olgem tervendatud. Olgem, sellepärast, et te olete. See ongi pääste. See on igavikuline kadumatu seeme. Halleluuja, see ei ole taevasse pääs, ma ütlen. See on tagajärg. Need tagajärgedest me ei räägi. Me räägime alati eesmärkidest. Nii et halleluuja, nii et oleme õnnistatud ja laskem see õnnistus saada ilmsiks, kes me oleme. See on äkki nalja kohta, aga taevasse oleme juba pääsenud. Ammu kes kohal. tahavad sinna veel pääseda, ma ei tea. No, võib üritada. Aga kogu Taavi sõnum on ju see, et me oleme tegelikult ära ja kogu Piibli sõnum on ju tegelikult see, et me oleme juba taevastes Teoks saanud. Kogu Piibli sõnum on juba, et me oleme juba püha preesterkond. Me oleme juba rahvas, kelleks Jumal on meid kutsunud. Need on tõesti väelised asjad ja sellise asja puhul on teate, selle mõtteviisiga on vaja harjuda, millest praegu Taavi rääkis. Mina olen, vaadake, ma olen hästi leplik inimene. Oma loomu poolest. Ma olen väga leplik inimene. Aga teate, ma ei saa enam leppida sellise kuulutusega, mis on lihale. Taavi ütles väga ilusasti, lihakorralduste aeg hakkab meie maal mööda saama. Ja ma ütlen seda, et kui me tahame pimeduses veel ennast treenida ja pingutada ja veel paremaks saada, siis me võime lasta käia. Aga palju parem on süüa ja juua allikatest ja toidulauradelt. Ja olla täidetud. Olla Jumala armastatud. Teate, ma ütlen seda, et kui naljakas on käsk, kui naljakas on keeld, mis on lihakorraldused. Need kõik asjad on Kristuses toimunud. Ma olin üks päev šokis, kui see mulle plahvatas näkku. Ma olen 1000 kordi ja 1000 kordi lugenud. Mul on see peas, see Kolossa kirja koht. Ja ma ei tsiteeri kõike, aga kui saab meie elu ühes temaga avalikuks au sees, siis ta ütleb väga võimsalt, mida ma ei ole järgnevalt palju lugenud. Seepärast. Seepärast. Ja ma vaatan, selles sõnas on midagi rohkem kui lihtsalt seepärast. Just. Seda on vaja vaimus näha, seda on vaja vaimus mõista. Seepärast surmake, seepärast hävitage. Kogu kuratlik asi, mis Eedeni aias inimese ellu tuli, mis on esimese saadamas. Just. Kuulge, nii naljakas. Käsk ütleb surma, pane maha. Ma võin harrastada mõni asjada tegevust. See ei toimi. Aga kui ma liigun, mu elu liigub Kristuses, siis korraga selles taevases nägemises ma näen, et see on toimunud ja ma lihtsalt kinnitan seda fakti. Ja see tuleb esile, see nähtamatu tuleb esile, sest see on taevas sündinud juba. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Need asjad on suuremad, need asjad on väelisemad. Kolossa teine peatükk, ta lõpetab kogu selle korralduste jada, need on lihakorraldused, mis on ilma erilise väeta, mis sünnivad liha rahuldamiseks. Kogudus võib täna hommikust õhtuni tegeleda sellega ja me võime üksteisele muud koga kuulutada seda ja kui palju haiget teha, kui palju lüüa haavu. Aga miks me lööme haavu? Sellepärast me oleme ise pimedast ei tuli. Ja me ei tea, ja see tundub väga vaimulik asi, see lihakorraldus on väga vaimulik asi tundub. Inimesed saavad koguduses haiget, haavad ja valude sees, aga armastavad Jeesust ja ei saa aru, milles asi toimub, sest see on ju tõene. Mul tuleb olla nii ja mul tuleb olla naa. Aga Taavi ütles ilusti, et mulle meeldib teatud ajad. Ma olen seda Jumala ees enne näinud vaimus. Teatud ajad hakkavad otsa saama. Jumal keerab vaimus uued leheküljed ja need on uued ajastud. Ja õnnis on inimene, kes suudab muuta oma meelt ja oma liikumist taevase nägemisega kaasa liikuda. Ma saan aru, see on tohutu raske lahti raputada vanadest mõtteviisidest. Jaa. Jumalas. Ma tean seda, et see on tohutu raske.
ma saan aru, et kui selline kuulutus, millest me praegu kuulsime, tavaline kristlik ringkond kuuleb, siis siin toimuvad põrkumised, saate aru, siin toimuvad põrkumised, mõtteviisi tulemusena toimuvad põrkumised. See on täiesti loomulik, et sellist asja kuulutatakse valeõpetuseks, valevaimuks, ei tea milleks, aga las kuulutada. Ma ütlen, see aeg hakkab lõppema. See aeg hakkab lõppema. Jumal avab oma varakambrid. Jumal avab oma saladused, oma rikkused. Jumal toob esile selle pärandi, kus Jumala rahvas saab tõusma, kus Jumala rahvas saab lennata. See selles lennus on tohutu ilu. Seal ei ole mitte midagi minust ega mitte midagi sinust. See on tema lend. Kus sa naudid kogu seda ilu, kus sa naudid kogu tema kätetööd, kus sa korraga hakkad aru saama ja mõistad oma elu väärtus. Ei ole enam inimlikkuses, ei ole enam möödunus. Sinu elu väärtus on nüüd ühes uues pärandis ja see on tema. Halleluja. Ma ei oska täna seda ühte panna, mis tähendab olla temas. Jeesus ütleb ühe lause oma ülempreesterlikus palves, kõik, mis isa sina oled minule andnud, olen ma andnud neile. Just, kõik. See on täna meie ülepeade, ma saan aru ühest asjast. Sa ei saa seda praegu inimesult vastu võtta. Sa võid püüda, sa võid mõtiskeda, aga sa pead kuulma Jumala häält, sa pead midagi taevastest nägema, et seda vastu võtta. Ja siis sa tõused ja siis sa lendad. Amen. Ja see lend hakkab meeldima su hingele. Ja selles lennus sa ütled ühte, ainult sa kordad ühte, mitte midagi minust, mitte midagi vanast, mitte midagi endistest asjadest. Siis annad kõik au, kõik tänu, kõik kummarduse, sest kes kiitleb, see kiideb issandast. Sest nüüd on tema sinu elu. Halleluja. Ma usun, et tuleb üsna pea aeg, kus Jumal avab sõna ukse. Ma tean, et tuleb aeg, kus Jumal võtab need katted viimseni ära. Kristuse Ma saladus. tean seda, kus Jumala sõna vägi saab vabastatud, kus ilmutuslik valgus järsku tuleb lihtsalt sulle näkku, kus lihtsalt see voolab sinu südamesse. See lihtsalt tõstab, see lihtsalt ülendab. Ja vaat selle sees ei ole enam kogudusi, selle sees ei ole enam inimesi, ei ole enam pastoreid, ei ole enam keda kummardada, sest selle sees on üks, keda kummardada, see on issand. Ja kõik on temast lähtunud, kõik voolab temasse. See on sümbol sellest nägemusest esimesest sõjaväest, kus olid sõdurid ja kindralid. Nad ei tegelenud auastmetega, nad ei tegelenud üldse selle mänguga, vaid kõik olid väga kindlalt fikseerinud oma pilgud issandale ja liikusid selles. Kolmas sõjavägi tegeles kogu selle majandusega. Aga nüüd on hea aeg, võtame üks aeg, enne kui Egon tuleb. Lihtsalt võtame veel natukene aega ja kiidame issandat. Lihtsalt seisame tema trooni ees ja kummardame teda. Ja võtame vastu armu peale, väge väe peale. Mulle meeldib Paulus ütelus Timoteusele, sa vahvaks armus, mis on Kristuses Jeesuses. Võta vastu kogu Jumala rikkus, kogu Jumala pärand, kogu Jumala õigsus, kogu aarded, kogu rikkus, kes kõik tarkuse tunnetuse aarded on Kristuses. Ja see kõik kuulub sinule, see on kõik sinu osa. Ära meenuta endisi aegu, ära meenuta